tere, minu nimi on Ants, ma olen mõttemängude õpetaja ja täna me mängime Tannoga koridori. Ja koridor on selline vahva mäng, kus alguses on laud tühi ja kummalgi on nupp ääres. Ja eesmärk on oma nupuga jalutada teise serva, kus oli alguses vastase nupp. Ja käia saab ühe käigu kaupa ainult. Kas otse, kõrvale või tagasi. Ja diagonaalist siin ei saa. Aga mis teeb mängu keeruliseks, muidu jõuaks hästi kiiresti teise serva, on see, et teine saab sulle ette panna oma aia või seina. Ja kummalgi on alguses 10 tükki. Ja nüüd kohe vaatame, me oleme juba nüüd päris palju mänginud. Ja nüüd ma tulen oma nupuga siia, katsun siit läbi saada. Aga nüüd ma näen, mis Tanno teeb. Tanno ei lase mind siit läbi. Ja nüüd ma pean tulema jälle terve selle tee ümber, et hakata minema vastase poole. Küll ta tegi kavala käigu praegu. Et nüüd mul läheb hästi palju aega, vaatame, mis nüüd saab. Nüüd läheb küll mul seis hästi keeruliseks, sest ma ei jõua teda enam üldse takistada. Tema on nii kaugele tulnud. Vaatame, ma veel proovin midagi siin teha. Nii, näe, ma jõuan siia. Ta hakkab üle ära võitma. Nüüd mul on veel ainult 2 aeda. Kas ma jõuan veel teda üldse takistada? Näe, ma panen talle siia nüüd ette. Panen siia ette. Nii, aga tema tuleb teiselt poolt läbi juba varsti. Nii, mina tulen siia. Nüüd ma panen talle veel ühe aia ette. Vaatame, natuke ma jõuan teda takistada. Aga mitte palju. Ja nüüd ma ei saa siia ka aeda ette panna, sellepärast, et muidu ma ei saaks ju ise enam kuskilt läbi või saan ikka läbi. Ei saa läbi. Nii et nüüd ma ei saagi enam midagi teha. Näete, nüüd ma mitte ainult ei kaota, vaid kaotan niimoodi, et ma ei jõua üldse ise kuhugi tulla. Tanno on juba lõpus. Tubli poiss, Tanno, sa oskad väga hästi mängida. Koridori ehk labürint on see teine mäng, see on nii põnev mäng, on ju, Tanno, kuidas sulle meeldis, on ju?